Mina olen Stiina Eilsen ja mul on väga hea meel täna vestelda 3 inimesega suitsiidiennetusest. Seekord me keskendume eelkõige noortele ja need 3 inimest on väga pikka aega tegelenud just nimelt suitsiidi ennetamisega. Ja ma palungi alustuseks teil ennast veidi tutvustada ja rääkida, mis te konkreetselt praegu seoses suitsiidiennetusega teete. Alustame, Merike, palun. Tere, mina olen Merike Sisask, Tallinna Ülikooli sotsiaaltervishoiu professor ja olen ka seotud Eesti-Rootsi vaimse tervise ja suitsidoloogia instituudiga, kust 20 aastat tagasi sai alguse minu kokkupuude suitsiidiuuringutega ja suitsiidide ennetamisega puutungi eelkõige kokku läbi teadusuuringute ja läbi sekkumiste hindamiste. Tere, mul on hea meel, et siis täna räägime sellest väga olulisest teemast. Ise olen tegelenud suitsiidi ennetamisega juba 15 aastat. Mu nimi on Rinka Laito ja täna tervitan teid Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna poolt, kus töötan ekspertina ja mu peamine tegevus on suitsiidi ennetamine. Tervist, mina olen Mare Serg ja igapäevaselt töötan Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite osakonnas. Olen osakonna õendusjuht, aga olen ka vaimse tervise õde. Nii et suitsiidi ennetamisega me tegeleme ikka, et me selles suhtes mul on nagu natukene raskem roll, et meile tulevad need noored, kes on võib-olla teinud suitsiidkatse ja me proovime neid päästa elule ja proovime aidata teha nii, et nad enam meile ei jõuaks, et nad saaksid oma elus edasi minna. Et see on nagu meie töö nagu selle ennetuse poole pealt ka. Aitäh! Mare, ma tahaksingi sinu käest küsida kõigepealt alustuseks, et suvi on läbi saanud, sügis on alanud. Milline tavaliselt teil sügis on töiselt? Sügis on meil väga töine. Kui algab kool, siis noorte ärevus tõenäoliselt ka rohkem tõuseb, sellepärast et suur suvi on vahel olnud. Nad on tõenäoliselt ka kasvanud, nad ei ole vahepeal üksteist näinud. Nad ei tea, millise koha peal nad täpselt selles klassis on, kui populaarsed nad on, kas nad kellelegi teisele meeldivad samamoodi nagu eelmisel aastal ja loomulikult, kas nad õppetööga hakkama saavad, kui tuleb raskusi. Ja siis nad saabuvad teie juurde erakorralisena? Ja saabuvad erakorralisena ja muidugi on ka neid, kes siis pöörduvad meie psühhiaatria polikliinikusse ja siis läbi polikliiniku, kui enam muud lahendust ei ole, siis enamasti on osakond või siis, kui on vaja teha siis täpsemat diagnostikat, et meil on niisugune kogu ravimeeskond aitab sellele kaasa, et see noor võiks tagasi pöörduda oma elu juurde. Aga tegelikult ju meie eesmärgiks peaks olema see, et see noor ei tuleks kiirabiga siia psühhiaatria kliinikusse, vaid pigem kogukond toetaks teda. Merike, sina oled oma eelnevates artiklites palju rõhunud kogukonna olulisusele. Mis see täpselt tähendab? Ja kogukonnana vaimse tervise kontekstis tõlgendatakse seda igapäevast elukeskkonda, milles noor inimene viibib suurem osa oma ajast. Ehk see on perekond ja suhtekeskkond perekonnas, kitsamas perekonnas, võib-olla ka laiendatud perekonnas vanavanematega. See on kindlasti koolikeskkond, kuidas tema klassikeskkond ja sõpruskond. Ja võib-olla on tema elus veel kogukondi, mis vaimse tervise mõttes ääretult olulist tähtsust omavad, isegi kui need kogukonnad ei mõtle, et nad tegelevad tema vaimse tervise
hoidmise ja suitsiidikäitumise ennetamisega. Näiteks sellisteks kogukondadeks võivad olla huviringid, mingi trenn, kus see laps või noor inimene käib, või kunstiring või laulu, tantsuring. Et hästi oluline on, et need, kuhu ta kuulub, kus ta tegeleb mingite tähendusrikaste tegevustega, koos teistega, et need toimiksid kogukonnana ja hoiaksid teda ja paneksid tähele, kui tal on raske neid esimesi raskuse märke. Kuidas need esimesed raskuse märgid üldse välja paistavad, et tegelikult suitsiid on ju protsess, et see ei ole see üks konkreetne suitsiid, vaid sellele eelnevad teatud märgid. Millised need märgid on, mida peab märkama kogukonna tasandil? No, noore inimese puhul ilmselt esimesed märgid on see, et tema mõtetesse ja nende mõtete väljendusse ilmub niisugune lootusetuse tunne. Et lootusetus on üks olulisemaid märke, mis viitab sellele, et võib olla juba alanud suitsiidiprotsess, et on elutüdimus. Käitumuslikult noorte inimeste puhul võib see kindlasti väljenduda riskikäitumises, ülemäärase riski võtmises, ainete tarvitamises või liikluskäitumises ülemäärane risk või seksuaalsuhetes. Et see on kindlasti teine märk. Ja üleüldse siis selline unemustrite muutumine, eluviisi muutumine, mitte tervislikuks. Et need on sellised esmased tähelepanekud võib-olla, mis peaksid kellukese helisema panema. Rinka ja Mare, soovite täiendada? Ma ütleks nii, et on oluline märkata, eks ju, kas on mingi käitumine muutunud, kas näiteks laps ei tule oma toast enam välja, kuidas ta tuju on, kuidas tal koolis läheb. Ja need on nagu need väikesed märgid, millele peame ikka tähelepanu pöörata ja iga selline muutus on väärt, et küsime, et kuidas sul läheb ja mis toimub. Ja meil on tegelikult vaja kuulata nende lõpuni ja küsida iga päev. Ma olen sellega absoluutselt nõus, et just, et me vajame nagu seda aega üksteise jaoks, et märgata. Et kui väga palju vanemad tõenäoliselt ka keskenduvad oma tööle ja rabelevad ühelt töökohalt teisele ja unustatakse võib-olla ära need oma kõige lähedasemad ja eriti veel haavatavad grupid, et meie lapsed, noored ja tõepoolest, kui siin on toodud just seda riskikäitumist välja ja ka seda käitumise muutust, siis seda meie ka näeme, et ennem ta oli nii armas, ta rääkis mulle kõike, vanemad, mis räägivad meile ja nüüd ta ei räägi, ta ei taha meiega rääkida, ta paneb ukse kinni, ta ei tule sööma, ta on ainult oma arvutis, me ei tea, mis ta teeb, ta ei näita seda meile. Ja need on nagu need teemad, millega me puutume kokku igapäevaselt. Aga võib olla ka ju niipidi, et tegelikult see noor naeratab ja ütleb kogu aeg, mul on väga hästi. Ja emana me tunneme, et seal fassaadi taga on midagi. Kuidas see midagi kätte saada? No võib ju küsida, kuidas sul hästi läheb. Et võib-olla see on ka see, et kuidas sa selle küsimuse esitad ja tegelikult see noor tunneb väga hästi ära selle, et kas sa esitad lihtsalt selle küsimuse nagu, ma küsin iga päev. Küsimise pärast. Jaa, täpselt. Või siis sa tunned siiralt huvi tema vastu või on sul tegelikult muud huvid, et ka sõbrannadega kohtumine, võib-olla vahetus, keegi silmarõõm, eks ju, ja noored tahavad ausaid vastuseid. Võib-olla ma lisaks veel, et hästi oluline on võtta aega, et sellised vestlused ei sünni 5 minutiga või 10 minutiga ja sellist vestlust alustada võib-olla ka lapsevanemal raske ja võib-olla ta kardab, et see noor ei tule kaasa ja võib-olla ta kardab ka neid vastuseid, mis sealt tulevad, et siis ta äkki ei oska midagi nendega peale hakata. Neid vestlusid on mõnikord lihtsam pidada ka mingite ühiste tegevuste käigus.
Näiteks kutsuda laps appi, ma ei tea, süüa tegema või õues midagi koos tegema ja siis ilma, et ta nagu võtame nüüd su letti ja räägi, kuidas sul läheb, et siis see on nagu ülekuulamine, aga teeme koos midagi ja ma räägin sulle, sa räägid mulle. Siis võtta rohkem kuulaja roll ja võtta aega, ikka jõuan tagasi. Ja need kindlasti ei ole vestlused, kus me paneme laps istuda nagu meie vastas, ütleme, räägi nüüd mulle, kuidas su läheb. Et näiteks mina toon näide, kus on, mis väga hästi töötab, et viime lapsele kuskile autoga ja siis tegelikult me juhime auto, need on taga ja siis alustame vestlus, on ju, kuidas sul täna läheb, on ju. Isegi kui need on juba keskmine, nagu selles mõttes teenagerid, eks ju, võiks pakkuda, et kuule, täna viin sul kuskile ja see päris hästi toimib. Kuidagi need ikka nagu päevani ennast avatavad ja samas, kui ta ütleb, ei, mul on kõik hästi ja kõik on suurepärane, ikka näeme tema välimus, mingi muutused on olemas ja ma arvan, et väga oluline on ka teada, kes on ta sõbrad, eks ju, kellega ta läheb siis välja, kellega ta siis suhtleb. Et need on ka olulised aspektid, kelle me peaksime nagu tähelepanu pöörata. Aga kuidas rääkida suitsiidist, et see on natuke tabuteema, natukene on nagu ebamugav seda teemat puudutada. Võib-olla emana mõtleme, et või isana või õpetajana, et miks seda üldse puudutada. Et kuidas te soovitate, et kuidas suitsiidist ja millal rääkida? Kogukondlikul tasandil eelkõige. No võib-olla ma teen otsa lahti, et ma ju ise olen puhas teoreetik ja olen ka kuulnud lastepsühhiaatreid ütlemas, et see kõik, mis teoorias kõlab, on väga õige, aga et see tunne võib olla ka spetsialistil ja lapsevanemal ka hoopis teistsugune, kui sa ikkagi istud silm silma vastu siis või kõrvuti selle lapsega, kes mõtleb suitsiidimõtteid ja ongi tahtnud ennast ära tappa. Aga võib-olla kaotasin hetkeks oma selle esialgse mõttejärje ära. Kuidas suitsiidist rääkida ja millal rääkida? Et minu üks soovitus on võib-olla see, et mitte alustada sina sõnumitega, vaid alustada mina sõnumitega. Ehk peegeldada seda, mida ma olen selle noore inimese juures märganud tema käitumises või välimuses, nagu siin juba välja toodi, ja väljendada, et minul on mure selle pärast, mis ma olen märganud. Et see avab nagu võib-olla ukse, et teda ei rünnata. Ja mina olen lugenud, kui ma tegin enda artikli ja kvalitatiivse analüüsi just hästi palju lood Ameerikast, et inimesest, kellel on kogemus ja kelle lapsed tegid suitsiidi lõpuks. Ja kõik need on öelnud, et tegelikult nendel on kahju see, et pole lapsega nagu rääkinud sellest teemast. Tegelikult need on rääkinud, aga nagu sa ise ütlesid, point on, kuidas ma räägin. Ja tegelikult, kui näiteks on selline juhtum juba kuskil olemas, näiteks arutame seda lapsega või Robin Williams või mingi selline juhtum, et kõik oleme sellest juba lugenud, siis tegelikult me ei saa anda selline sõnumi nagu sina ei tee kunagi midagi sellist rumalast või you would never do something stupid as that, et see on Ameerikas on sellised näided, sest tegelikult laps vastab siis jah, muidugi mitte ja näiteks sellise konkreetsed lood, mis on siis nagu päris lugu, on lõpuks laps ongi teinud ja endale elu võtnud pärast mitu nädalat. Ja tegelikult, kuidas peame rääkida, kui laps avastab või ütleb, et tal ongi mingi mõtted, aga siis järgmised küsimused ongi, kas sul on mingi plaan juba olemas, kas sa mõtlesid meetodite kohta, kas point on lihtsalt aru saada, kui akuutne see olukord on. Need on lihtsalt, mis mina arvan, et peaksime ikka sellised vestlusid pidama ja need ikka omavahel ka räägivad, eks ju, suitsiididest ja eluvõtmis ja tänased on olemas igasugused mängud sotsiaalvõrgustikus, mis ka nagu kuidagi niimoodi võiksid mingi märkida andma. Aga point on, et sellest on ka vaja rääkida ja kindlasti arutada, mis tegelikult mängu need mängivad ja eks ju, mis need mängud on.
et Mare. Mul on üks niisugune kogemus, mida ma tahaks jagada, et mitte väga ammu aega tagasi meil oli osakonnas üks neiukene, kes tuli ka suitsiidkatse järgselt meile osakonda ja meil oli perega kohtumine ja nad said rääkida asjadest, millest nad pole ammu saanud rääkida. Ja ema avaldas ka seda, muidugi ma, kallis laps, armastan sind ju. Ja temal oli just see küsimus, et kas ema mind veel armastab. Ja kui nad said ära rääkida, kuidagi kõik nagu lahenes, kõik läks nagu äkki korda, et hästi palju on ka emotsioonides kinni. Ja kui me ei suuda väljendada emotsioone ja kui me oma lähedased võib-olla ei paku meile seda niisugust emotsionaalset tuge, me võime neist kaugeneda ja siis on ka raske kõikidest asjadest rääkida. Nii et ma võtan siit kaasa praegu, et tuleb ikkagi võimalikult palju avameelselt rääkida ja leida see õige hetk lapsega, et kus ta siis tõesti avaneb ja me näeme, et mis tema sees toimub. Et see on väga oluline. Aga millised need kohad on, kust veel abi saab otsida, et kui näiteks vanematel või õpetajal või ka lähedastel sõpradel on see tunne, et tema sõbraga, lapsega ei ole kõik korras, et kust siis abi otsida? Alustame jälle Erike. Koolides on olemas tugimeeskonnad, tugispetsialistid, koolipsühholoogid või sotsiaalpedagoogid ja ma ütlen, et on olemas siis kindlasti paljud nagu ohkavad ja ütlevad, et nad peaksid olema olemas, et tegelikult me teame, et seal on suur puudus on nendest spetsialistidest, aga koolid, kus nad on olemas, et see on nagu üks koht, kust abi otsida. Teine koht on kooli tervishoiuspetsialistid või kooliõed, kes sageli ka kuuluvad selle esmatasandi tervishoiuteenuste meeskonda, et perearstid ja nende meeskonnad, kus heal juhul on ka vaimse terviseõde ja koostöö psühholoogidega, et see võiks olla järgmine koht. Et psühhiaater on juba, võib-olla oskad sina, Mare, seda ka paremini seletada, et millal oleks aeg siis psühhiaatria teenuste poole pöörduda, et see võib-olla ei peaks olema kohe esimene koht, kuhu minna, sest seal on juba spetsiifilisem ravi sees ootab. Võib-olla ma võtan korra jutujärje, et tegelikult mure korral noored ju saavad, ütleme, abi oma nutitelefonidest, nad otsivad peaasi.ee, suurepärane võimalus leida abi, kust vanemad abi saavad, tarkvanem.ee, väga super koht, kus aeg-ajalt tuleb väga põnevaid niisuguseid juhendeid. Alles hiljuti leidsin emotsioonide reguleerimise juhendi, mida kõike ette võtta, enne kui ma siis plahvatan sõna otseses mõttes. Et võib külastada neid, need on meie niisugused väga suured abimaterjalid. Ja siis alles tulevad, ütleme, need teised võimalused. Kõik koolipsühholoog, esmatasandi tervisekeskused, kooliõed. Ja ma tooks välja veel abiliinid, eks ju, ja et kui on olemas selline olukord, et inimene täiskasvanud on olemas ka lastele eraldi toodud välja, et abiliinid võiksid ikka helistada. Julgelt võib helistada, see on anonüümne, saab seal oma mure ära kurta, rääkida ja hakkab kergem. Ja veebi kaudu on ka olemas võimalus arutada, mis arvan, et lapsedena ka päris tihti kasutavad just, et siis on olemas laste abiliinil on olemas chat ja siis need, eks ju, väga tihti saavad igasugused küsimused, nii et kui näiteks siis ütleme nii, sõber märkab, et teil on sõbraga midagi viga, siis ta, ütleme midagi viga või keegi, mingi märgid on olemas, ikka võiks soovitada, kuule, lähme teeme koos, lähme selle chati peale, kirjutame midagi ja siis vaatame, et vastused kindlasti tulevad. Mis meil riiklikul tasandil praegu on sellised uuemad tegevused, et selles valdkonnas edasi liikuda?
Meie oleme liikunud siis Joint Action Implementary Practice. Tegelikult see on siis Euroopa Komisjoni initsiatiiv ja eesmärgiga toetada liikmeriigid teha ja valmistada suitsiidiennetuse tegevuskava, nii et me praegu seda valmistame, aga mis siis üks esimene samm ongi Papageno preemia andmine ajakirjanikudele ja tegelikult eesmärk on toetada ajakirjanikud, et kirjutavad vastutustundlikud meediakajastust. Tahaksite veel mõned uuringud või midagi välja tuua, mis on praegu sellised uued ja mõned tõdemused sealt, mis on olulised? Et kuidas suitsiidset inimest käsitleda, et selle kohta on ka olemas päris värske uuring, mille Tallinna Ülikool ja Eesti-Rootsi vaimse tervise suitsiidoloogia instituut koostöös läbi viisid, kus siis huvitas just see, et kuidas suitsiidne inimene, milline tema käekäik on, kui ta siis on suitsiidikatse toime pannud ja satub ka spetsialistide vaatevälja, et suitsiid on protsess, et me siin oleme juba rääkinud sellest, et hästi oluline on suitsiidide ennetamise puhul noore inimese eneseabioskusi ja emotsionaalse reguleerimise oskusi tugevdada, et see suitsiidiprotsess ei algaks, aga mingil hetkel on ikkagi läinud asi kahjuks nii kaugele, et see suitsiidiprotsess on käivitanud ja võib-olla jõudnud ka siis suitsiidikatseni, et siis praegu tegeletakse ka Sotsiaalministeeriumis ja riiklikul tasandil sellega, et saaks selle nii-öelda turvavõrgu kuidagi tugevamaks ja tihendamaks siis, kui noor inimene on suitsiidikatse järgselt siiski sattunud spetsialistide vaatevälja, sest et meil praegu on süsteemis on häda see, et kui suitsiidikatse on toime pandud, sattunud haiglasse, saanud meditsiinilist abi, siis sellele järgnev niisugune vaimse tervise toetamine võib jääda nõrgapoolseks või isegi olematuks ja kui noor satub tagasi täpselt samasse keskkonda, mis ei toetanud tema hakkama saamist ja vaimset tervist ja võib-olla hoopis toetas seda suitsiidiprotsessi, et siis ta on jäetud kuidagi omapäi ja üksinda, et see on üks valdkond, millega praegu tegeletakse. Kuidas meie noorte vaimne tervis üldse on ja ütleme ka see suitsiidi teema, et mida need numbrid näitavad, kui hästi lühidalt öelda? Et sina oled Srinka epidemioloog ja sulle numbrid on olulised, et mis need numbrid näitavad, et mille osas me eristume muust maailmast? Me ikka eristume, ütleme niimoodi, et Eestis on suitsiidikordaja just noortele päris kõrge. Ta on umbes 2 korda suurem kui keskmine Euroopa Liidu suitsiidikordaja ja ma ütlen, et me pole, eks ju, ainuke riik, kel on sellised kõrged numbrid, aga oleme päris tippus. Ja mis ma veeks toonud tegelikult, kus Eesti erinev on see, et tüdrukutel 15–19 aastasteni on siis ütleme nii kõrgem suitsiidikordaja kui poistel, mis tegelikult teist Euroopa riikidel ei ole. Millest see võiks tingitud olla? See on väga hea küsimus. Sellele me veel pole ise avastanud, aga muidugi, nagu me ütlesime, et on olemas väga palju suitsiidi riski tegurit, mis mõjutavad mõnikord just kõik samal ajal, eks ju. Et seda ma arvan, et see on midagi, mis on vaja veel uurida. Aga tõenäoliselt võib seal taga olla ka see, et ka selline stressitase ja stressitajumine, me näeme, et see on nooremates vanusgruppides ja naiste hulgas kõrgem. Soov kellegiga sarnaneda ja mure sellega. Need suitsiidi riskitegurid kogu oma komplekssuses siis seda kõike mõjutavad. Ja ma toon näide, et väga sageli just see vanuse ja soojärgi samastamine
on väga oluline just noortele ja see, mis näitame siis meedias, on see, millega need siis ennast samastavad, nii et see on see, milleks me ütleme, et on väga oluline, et meedia näitab, kuidas on inimene hakkama saanud ja kuidas on oma kriisi välja tulnud. Mare, sooviksid sa veel lisada? Jaa, tänapäeva noored ei taha enam öelda ei poisid, tüdrukud, neiud, noormehed, nemad lihtsalt on inimesed. Ja kes siis on rohkem võib-olla sarnaneb võib-olla noormehele ja kes rohkem neiule, aga üldiselt nad ei taha seda välja tuua. Et see on küll see, mida me ka iga päev näeme. Meie aeg hakkab siin otsa saama, aga ma paluksin lõpetuseks veel teil igal ühele öelda midagi soovitada, et kuidas ikkagi ennetada ja kuidas vältida neid suitsiide noorte hulgas. Üks lühike soovitus on, mida siin on juba läbi kõlanud ka, et märka inimest ja räägi temaga, võta aega süvenemiseks. Ja mina ütleksin, et on väga oluline esitada see küsimus, et küsida, kuidas sul läheb, tagada turvalisus, ole olemas ja koha peal kuulata, anna aega sellele ja siis aidata abi otsida ja mis on väga oluline hoida sidet. Mul ei ole midagi muud lisada kui seda, et me oskaksime üksteist ka kiita õigel ajal. Et inimesed ootavad väga palju kiitust ja tõenäoliselt seda ei saa nad nii palju, kui nad soovivad ei koolist ega kodust. Märka, kiida. Suur aitäh teile nende oluliste mõtete eest. Aitäh kuulamast Patsiendikooli.